ja etendus algab nüüd. Kaugel ühe väikese linna serval elasid imelises lossis 3 printsessi. Ilus, väga ilus ja Kuki-Muki. Printsessid olid ütlematu uhked ning nipsakad, sest nad pidasid ennast maailma kõige ilusamateks tüdrukuteks ja sellepärast ei sallinud ühtki teist tüdrukut enda kõrval. Ka kõik teenijad, kes nende juures lossis töötasid, olenesid hommikust õhtuni nagu orjad, väsimusest ja näljast nöörtamas. 3 printsessi ei olnud kellelegi armu, sest ainult nemad väärisid enda arvates siin maailmas kohta päikese all. Nad olid välja valitud ja printsess hiilgus ja rikkus. Lossi kõige kaugemas šopis oli printsessidel salatuba, kus ilus, väga ilus ja Kuki-Muki käisid ennast kordamööda salaja peeglist imetlemas. Sealt juba saabuski printsess ilus. Peeglike seina peal, ütle, kes on ilusam ilma peal? Sina, printsess ilus, oled tõesti ilus, aga... Mis aga? Kas tahad öelda, et printsessid väga ilus ja Kuki-Muki on minust veelgi ilusam? Ei, mitte sugugi. Kuidas sa võid niimoodi mõelda? Ikka sina oled kõige ilusam. Printsess ilus naeratas, pilgutas peeglile keermikalt silma ja libistas end salavahti salatoast välja. Seda hetke oli oodanud väga ilus, kes nüüd vargsi oma õe asemel salatuppa lipsas. Peeglike seina peal, kes on kaunem kogu maal? Sina, printsess, väga ilus. Oled tõesti väga ilus. Ainult et... Mis ainult? Kas sa tahad öelda, et printsess Kuki-Muki on minust veelgi ilusam? Oh ei, mu kaunitar. Sinust pole mitte keegi ilusam. Mitte keegi. Pea seda meeles. Printsess väga ilus mulkas, viipas peeglile armulikult ja hiilis kikivarvul salatoast välja. Seda jälgis kinni pidades printsess Kuki-Muki, kes sobivat hetki kasutades kiiresti salatuppa uksas. Peeglike seina peal, kes on kaunem kogu ilma peal? Sina, Kuki-Muki, oled kõige kaunim, kuid... Selles pole kahtlustki. Või tahtsid sa veel midagi öelda? Mina ei tahtnud rohkem midagi öelda. Tõesti, nii vähe sa mind siis kiidad. Kuidas vähe, Kuki-Muki? Sa oled võrratu, imeline, ilusam kaunitarite kaunitar. Nii on parem. Sa meeldib mulle peeglike. Printsess Kuki-Muki kõlitas sõrmega hellalt peeglit ja kadus hääletult salatoast. Rahulolevana läksid 3 printsessi lossi kaasale jalutama. Ning Kukil oli hea tuju, sest peegel oli pidanud just neid maailma kõige ilusamateks tüdrukuteks. Ilus, väga ilus Kuki-Muki noppis pilli ning unistasid igaüks omaette uhkest printsiks, kelle naiseks nad varsti saavad. Kas teate, kes on maailmas kõige ilusam? Muidugi teame, kallis väike. Peeglike salatoas ütles seda mulle. Ka mina kuulsin seda otse peegli käest. Nii te võite mulle õnne soovida. Õnne soovida? Mille puhul? Maailma kõige kauneim, imesem võrratum kaunitarite kaun. Oot, mis jutt see nüüd on? Mulle ütles peegel selge sõnaga, et ma olen maailmas kõige ilusam. Mul on juba selline nimi.
juuksed kriinustasid küütega hoope ja kriiskasid seejuures nii kileda häälega, et see oli kaugele linna kuulda. Parasjagu juhtus sealtkandist mööda ratsutama 3 naaberriigi printsi. Lähes eemalt 3 suursugust printsi mööda teed lossi poole ratsutamas, läksid printsessid edevalt kudevale, unustasid oma kaklusest räsitud välimuse ja saatsid printside poole laia naeratuse, suud kõrvuni peas. Printsid peatasid hooguse. Kes need seal aasal seisavad ja siiapoole vaatavad? Need ei ole inimesed, need on mingid tondid. Mis tondid? Ära tee nalja. Kas te ei näe, et hernehirmutised, mis on põllule metsigade põletamiseks välja pandud? Hernehirmutised jah, ainult päris uhked riided on neile selga tõmmatud. Küllap keegi tegi nalja ja meisterdas 3 printsessi hernehirmutist. Hea nali. Ka näod on neil jubedad, ajavad hirmu nahka. Jah, see loss meenutab mulle kah pigem tondilossi. Lähme, laseme ka loppi. Kuuldes printside juttu, ehmatasid ilus väga ja ilus ja Pukimuki ennast kangeks. Nende porised suud vajusid pärani lahti ning nad jäid aasale liikumatult seisma nagu 3 kivikuju. Võib-olla seisavad nad seal tänapäevani, nii et kui sa näed kusagil põllul 3 hernehirmutist, siis võivad need olla printsessid ilus, väga ilus ja Pukimuki. Ent miks siis peegel valetas printsessidele, kui nad käisid salatoas tema käest endale kiitust meelitamas ja ennast nimetamas peegel ja tegelikult ei valetaja. Peegel on lihtsalt sinu enda peegelpilt. Ütleb sulle täpselt seda, mida sa ise